Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Tänaseks teemaks on toidu lisaained. Labrise direktori asetäitja riskihindamise alal Mari Reinik räägib meile sellest, miks toidu lisaained kasutatakse, kas need on meie tervisele ohutud, kuidas lisaainete kasutamist reguleeritakse ning mille osas meie kui tarbijad tähelepanelikud peaksime olema. Head kuulamist! Tere tulemast, Mari! Alustame siis kõigepealt sellega, et mis need toidu lisaained siis täpsemalt üldsegi on? Tere kõigile! Lisaained on ained, mis lisatakse toidule tahtlikult ja neid võib lisada ainult lähtuvalt kindlast eesmärgist, mõnest tehnoloogilisest vajadusest, juhul kui seda eesmärki ei saa täita ilma lisaainete kasutuselevõtuta mõnel muul viisil. Ja Euroopas on need ained tuntud kui e-ained. See nimetus tuleb sellest, et Euroopa seadusandluses on lisaainetele omistatud e-koodid. Igal lisaainel on oma individuaalne kood, e-täht ja 3 järgnevat numbrit. Ja lisaainetest veel nii palju, et neid ei kasutata tavapäraselt toiduna. Nad ei ole loomulikult toidu koostisosad, iseloomulikud toidu koostisosad tavaliselt, vaid lisatakse ikkagi toidule tootmis-, käitlemis- või pakendamisprotsessis. Tavaliselt need jäävad lõpptootesse alles ja paraku on lisaainete osas tuntud teatud hirmu, kuid väga paljud lisaained on tegelikult ammusest ajast tavalises toidu valmistamises laialt kasutatud, näiteks söögisooda, näiteks äädikas ja mitmed muud teised. Meie räägime täna toidu lisaainetest, aga tegelikult on olemas ka toidulisandid. Mis vahe neil siis täpsemalt on? Sageli aetakse neid 2 terminit segi, aga on tegemist täiesti erinevate ainegruppidega. Toidulisandid on erinevate toitainete, näiteks vitamiinide või mineraalainete kontsentreeritud allikaks, mida tarbitakse vajadusel tavatoidu täiendamiseks. Ja tavaliselt neid ostetakse kas apteekidest või siis ka toidupoodide erilettides on neil müügil, kas siis tablettide kujul või sirupi kujul. Ühe näitena võib tuua näiteks D-vitamiini tabletid või kapslid, mida paljud meist võtavad hooajaliselt. Kui nüüd rääkida kõige levinumad toidu lisaainetest, siis millised need on ja mille jaoks neid kasutatakse, mis on nende funktsioonid? Kõige levinumateks lisaaineteks võib pidada konservante ja nendega omavahel seotud ja osaliselt ka samas kasutusalas kasutatavaid antioksüdante. Väga levinud on toidus stabilisaatorite ja paksendajate kasutamine. Võib-olla kõige tuntumad lisaained on magustajad ehk magusained ja rohkem teatakse ka värvainete kohta. Aga neid lisaainete gruppe on päris palju. Kuid miks toidu sees üldse neid lisaaineid kasutama peab? Mille jaoks nad kasulikud või vajalikud on? Me kõik soovime, et kui me ostame poest toitu, et see toit oleks kõigepealt ohutu loomulikult ja et seda me saaksime kasutada pikema aja jooksul ja oleks see ka isuäratav. Nii et selle tagamiseks ongi töötatud välja erinevad lisaained, et just tööstuslikes toodetes oleks võimalik tagada pikema aja jooksul ohutus, et see toit säiliks ja et oleksid püsivad maitse- ja lõhnaomadused ning toidu konsistents. Kodus valmistatud toidu puhul me ei kasuta üldiselt lisaained ja see on täiesti põhjendatud, sest tavaliselt kodutoidu me sööme ju üsna kiiresti ära.
aga tööstuslikul toodangul on erisus see, et on pikad tarnevahemaad, pikad tarneajad ja loomulikult ka nii ettevõtjate kui ka tarbijate soov, et ostetud toitu me saaksime pikema aja jooksul tarbida ohutult. Ja mis on siis toidu lisaainete kasutamise põhilised eesmärgid? Et esimene ongi see, et parandada toidu säilivust ja säilitada toidu toiteväärtust pikema aja jooksul. Ja selleks kasutatakse siis eelkõige konservante ehk säilitusaineid, ka antioksüdante, mis tagavad selle, et toidus sisalduvad rasvad ei kaotaks oma esialgseid omadusi. Ka happesuse regulaatorid aitavad toitu säilitada ja konsistentsi säilitamiseks on kasutusel stabilisaatorid ja paksendajad. Teine oluline aspekt on toidu sensoorsete omaduste säilitamine. Selleks kasutatakse värve, aroomiaineid, maitsetugevdajaid, aga ka lisaks siis stabilisaatoreid ja paksendajaid. Ja kolmas selline oluline grupp ja tuntud grupp on magustajad, mis pakuvad võimaluse toote suhkrusisalduse vähendamiseks. Lisaks nendele rohkem tuntud gruppidele on veel hulgaliselt erineva funktsiooniga abiaineid, mida kasutatakse toidu tootmisel, töötlemisel, pakendamisel. Toidu lisaaineid on ühesõnaga päris palju näha meie toitudes poeriiulitel, et siit tekib ka minu järgmine küsimus, et kas need kõik on siis meile tarbimiseks üldsegi ohutud ja kuidas seda ohutust kontrollitakse? Euroopas hindab lisaainete ohutust Euroopa Toiduohutusamet, lühendatult EFSA. Nad hindavad uusi lisaaineid ja hindavad juba kasutatavate lisaainete võimalikku kasutamist uutes toidugruppides ja hindavad ümber ka juba ammu kasutusel olevaid lisaaineid. Nii et ohutuse kontroll toimub pidevalt ja põhireegel on see, et kasutamiseks heaks kiidetud lisaained ei tohi kujutada ohtu tarbija tervisele. Paljudele lisaainetele on kehtestatud maksimaalsed aktsepteeritavad päevased tarbitavad kogused ehk niinimetatud ADI-arvud. See tuleb inglisekeelsest terminist acceptable daily intake. Ja need ADI-arvud siis näitavad, missugune on lisaaine kogus, mida võiks tarbida või võib tarbida kogu eluea jooksul selliselt, et ei tekiks riski tervisele. Ja juba ütlesin, et pidevalt toimub ka ammu kasutusel olevate lisaainete ümberhindamine. EFSA-l on käimas ümberhindamise programm, kus 315 enne 2009. aastat heaks kiidetud lisaainet hinnatakse ümber, kogutakse uusi toksikoloogilisi andmeid ja vaadatakse üle, kas senised aktsepteeritavad päevased doosid on veel kehtivad. Ja loomulikult hinnatakse ümber lisaainete kasutamist vajadusel ka erakorraliselt, juhul kui ilmneb uut teaduslikku infot või kui soovitakse juba olemasolevat lisaainet uutes kasutusalades kasutada. Näiteks võib siin tuua paari aasta taguse titaandioksiidi ümberhindamise. See oli väga laialt kasutusel valge toiduvärvina ja ümberhindamise tulemusena leiti, et see võib ikkagi kujutada endast ohtu inimese tervisele ja hindamise tulemusena titaandioksiidi kasutamine toidus keelustati. Sa mainisid enne põgusalt ka suhkru asendajaid. Minul on tekkinud selline küsimus, et kuna praegu tunduvad kõiksugu suhkruvabad tooted üsna populaarsed, siis kas need suhkru asendajad on tegelikult tervisele halvemad kui tavaline suhkur või võib neid ka ikkagi tarbida? Üheselt vastata on keeruline.
On olemas erinevaid magusaid lisaaineid. On sünteetilised ülimagusad magusained, näiteks aspartaam, sahariin, tsüklamaat ja mõned teised veel. Need on tavaliselt kordades või isegi sadades kordades suhkrust magusamad ja täiesti kehavõõrad sünteetilised ühendid. Siis on olemas ka looduslikust materjalist toodetud magusained. Nende hulka kuuluvad stevioolglükosiidid, mille lähteaineks on stevialehed, looduslikud magusad taimelehed. Ja kolmas selline oluline grupp on suhkrualkoholid ehk polüoolid, näiteks ksülitool, erytritool ja mitmed teised. Need ei ole väga magusad, pigem on nad suhkrust isegi vähem magusad ja nad ei ole ka kalorivabad. Nii et magusainete teemasse süvenedes tuleb tõesti arvestada, missugustest magusainetest me räägime. Ja nende kasutamisel on oma teatud plussid, et pakuvad võimalust tarbida vähem suhkruid, see tähendab siis ka väiksemat kaloraaži. Ja eelkõige siis suhkrualkoholid on abiks hammaste tervise hoidmisel. Aga samas on magusainetega, eelkõige sünteetiliste magusainetega seotud ka mõningad potentsiaalsed ohud. Ja praegu EFSA-s magusainete ümberhindamised käivad, mitmed magusained on selle läbinud. Möödunud aastal vaadati üle mitme magusaine varasemad hinnangud. Ja on ka sel aastal mitmed hinnangud tulemas. Kõikidele nendele sünteetilistele magusainetele on kehtestatud maksimaalsed päevased soovitatavad tarbimiskogused, mis tähendab seda, et kui need kogused ei ületata ja nii see tavaliselt on tavatarbimise puhul, siis ei peaks need eeldatavalt märkimisväärset terviseriski endast kujutama. Polüoolide kohta võib öelda küll seda, et jah, nad on kasutusel laialdaselt ja on abiks kaariese vältimisel, kuid samas ka neil on kõrvaltoime, et suuremates kogustes võivad nad olla laksatiivse ehk lahtistava toimega. Lisaks sellele on palju räägitud asjaolust, et kui me asendame suhkru kunstlike magusainetega toidu kalorsuse vähendamise eesmärgil, siis sellest ei pruugi kasu olla, et me saame küll kätte magusa aistingu ja ei saa kaloreid, samas selle magusa söömisena ei vähene söögiisu, mistõttu me võime tegelikult tarbida toitu ja kokkuvõttes ka kaloreid veelgi rohkem. Ja arvestades kõike eelnevalt võiks küll öelda, et lastele ei soovitaks kunstlikke magusaineid sisaldavaid tooteid. Täiskasvanute puhul on see igaühe enda otsus. Kas on ka selliseid toidulisaaineid, mida kindlasti vältima peaks või mida kindlad inimgrupid või tervisemuredega inimesed peaksid vältima? Euroopas on lisaained küll põhjalikult hinnatud, nende ohutust on kontrollitud, kuid samas, nagu juba varem öeldud, võib aja jooksul ilmneda uut infot, mida varem ei teatud ja need hinnangud vaadatakse ümber. Osad lisaained on sünteetilised kehavõõrad ühendid ja need võivad tekitada osadel tarbijatel probleeme. Ja ohustatud grupp on eelkõige lapsed. Samuti peavad olema ettevaatlikud mõnede lisaainetega allergikud. Näiteks võib siin tuua sünteetilised toiduvärvid, eelkõige osovärvid. Neid võib täiesti visuaalselt eristada. Kui me vaatame poelettidel olevaid värvilisi maiustusi, siis kui tegemist on ikkagi väga-väga intensiivselt värvitud toodetega, siis võib tõesti kahtlustada, et seal on kasutusel sünteetilised toiduvärvid ja neid on võimalik vältida. Üldine soovitus oleks ikkagi, et võiks eelistatult tarbida lisaainete vaesemat toitu. Toitude pakenditel on päris palju teksti ja seal märgitakse ka toidu lisaaineid. Kuidas need nõuded täpsemalt on, et mida sinna kirja peab panema ja miks see oluline on? E-ained peavad olema tootemärgistusel esitatud koostisosade loetelus.
ja on 2 erinevat viisi, kuidas need võivad olla märgistusel. Kas siis on pandud kirja lisaaine funktsioon koos E-aine koodiga, näiteks konservant E211, või siis on antud aine korrektne nimetus. Nii et tarbija saab tõesti koostisosade loetelust kasutatud lisaaine välja lugeda. Samas, kui see on antud vaid koodiga, siis tuleb tarbijal endal leida koodile vastav lisaaine nimetus ja teada, kas ta soovib seda vältida või mitte. Mõnede värvi- ja magusainete puhul on veel täiendavad erinõuded märgistuseks. Kuna lisaained on tootepakendil märgitud, siis vastavalt sellele on võimalik tarbijal teha oma valik, kas ta neid tooteid tarbib või mitte. Kui ma nüüd ikkagi otsustan, et mina tahan toidu lisaaineid vältida, siis kas nendele sünteetilistele toidu lisaainetele on ka mingisuguseid looduslikke alternatiive? Paljud lisaained ongi kas looduslähedased lisaained ja on ka täiesti looduslikke lisaained olemas. Looduslähedased tähendab seda, et lisaainena kasutatakse küll sünteetilist analoogi, kuid samas looduses või naturaalsetes toitudes on sama aine sees. Näiteks on sidrunhape, mis lisaainena on küll sünteetiliselt toodetud, kuid tsitrusviljades ja ka mujalgi on see täiesti naturaalselt olemas ja meie keha oskab seda ainet omastada. Sama kehtib ka väga levinud konservantide benzoehappe ja sorbiinhappe kohta. Neid sisaldavad mitmed metsamarjad näiteks. Ja on ka täiesti looduslikke lisaaineid, näiteks klorofüll, mis on leheroheline, betaniin, mis on peedipunane, agar, mida saadakse vetikatest, on taretusaine ja ka pektiin, mida võidakse saada marjadest. Nii et kaugeltki mitte kõik lisaained ei ole sünteetilised ja kehavõõrad ühendid. Kuidas on tarbijatel kõige parem jälgida seda, et kui palju nad lisaaineid söövad, et mida nad peaksid jälgima? Kõigepealt esimene soovitus võiks olla, et eelistatult tarbida võimalikult vähe töödeldud tooteid. Mida vähem töödeldud toit, seda väiksem on tõenäosus, et seal võib suures koguses lisaaineid sisalduda. Tuleks jälgida toidumärgistust, selle järgi saame teha valikud, kas ja missuguseid tooteid me tarbime ja kõige tähtsam loomulikult, et toituda mitmekesiselt, valida võimalusel erinevate tootjate toodetud toite. Kui nüüd mõelda meie igapäevaelule ja toitumisele, siis kuidas toidu lisaained meie üldist tervist ja heaolu mõjutavad? Lisaainete kasutamisel on väga selged eesmärgid. Mitmed lisaained aitavad toitu säilitada, nende lisamisega pidurdatakse mikroobide arengut, saavutatakse pikemad säilivusajad, sellega välditakse võimalikke toidumürgistusi ja need on abiks ka toiteväärtuse säilitamisel. Samas on väga kindel reegel, et lisaainete kasutamisega ei tohi tarbijat eksitada. Et ei tohi varjata näiteks tooraine mitterahuldavat kvaliteeti, et tooraine on juba riknemise staadiumis, näeb kehv välja, selleks, et parandada välimust, ei tohi lisada värvaineid või antioksüdante, konservante, et tarbijale see õnnestuks veel maha müüa. Samas aitavad mõned lisaained parandada toidu organoleptilisi omadusi, välimust, tekstuuri, aroomi ja muudavad sellega toidu tarbijale meelepärasemaks. Lisaainete kasutamine aitab teatud erivajadustega tarbijaid. Näiteks valida magusained suhkru asemel, kui see on mingitel kaalutlustel vajalik, või siis ka tekivad võimalused toodete rasvasisalduse alandamiseks. Aga samas tuleb ikkagi meeles pidada seda, et meil ei ole selget teadmist kõikide, eelkõige siis sünteetiliste lisaainete pikaajalisest toimest.
ja samuti võimalikest lisaainete koostoimetest. Riskihinnangud tehakse peamiselt loomkatsetest saadud andmete alusel. Meil puudub ka otsene info, kuidas mõned neist ainetest võivad mõjuda inimestele ja kuidas nad mõjuvad kogu eluea jooksul. Nii et pigem lähtuda ettevaatuse printsiibist ja püüda süüa võimalikult naturaalset toitu. Kui ma olen Eestis harjunud meie regulatsioonide ja reeglitega ja reisin näiteks kuhugi, millised erinevused on siis riikide vahel nende toidu lisaainete reguleerimisel? Euroopa Liidu piires kehtivad lisaainete kasutamisele ühtsed nõuded, seega Eestil erisusi ei ole ja needsamad nõuded rakenduvad ka kolmandatest riikidest pärineva importtoidu kohta. Seega toit, mis tuleb meile kas Lõuna-Ameerikast või Hiinast või veel kuskilt mujalt, peab vastama Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Seadusandlusele vastavalt on lisaaineid lubatud kasutada vaid ettenähtud kasutusalas, kindlates toidugruppides ja vaid ettenähtud kogustes. Piirnormide kehtestamisega tegeleb Euroopas Euroopa Komisjon ja nemad saavad oma alginfo piirnormide kehtestamiseks Toiduohutusametilt EFSA-lt. Ja kui teadmised täienevad või muutuvad, siis vaadatakse ka lisaainete piirnormid üle. Aga on ka terve hulk toite, kus lisaainete kasutamine ei ole üldse lubatud. Need on mitmed põhitoiduained ja sellised töötlemata toidud nagu piim, koor, kohv, kaerahelbed, ka puhas jahutatud broileri filee, kus ei ole ühtegi lisandit ja loomulikult ka imiku ja väikelapse toidud. Mujal riikides võivad piirnormid olla teatud määral erinevad, ka USAs on need natukene lahknevad võrreldes Euroopa Liiduga ja üldiselt võib öelda, et Euroopa Liidus ollakse pigem rangemad lisaainete kasutamise osas. Suur aitäh sulle! Jälle nii palju tarkusi tänaseks kuuldud. Aga kas sul on lõpetuseks kokkuvõtteks ka veel midagi meie kuulajatele öelda? Kokkuvõtlikult võiks võib-olla öelda, et lisaained ei ole kollid. Neil on omad kindlad funktsioonid ja head ja võib-olla ka teatud määral probleemsed küljed. Ja kõige olulisem on toituda mitmekesiselt ja eelistada vähem töödeldud ja lisaainete vaesemat toitu. Aitäh, Mari, et sa meid toidu lisaainete teemal harisid. Ma loodan, et ka meie kuulajad said kasulikke teadmise juurde. Ja aitäh sulle ka kuulaja, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Soovitan sul kindlasti Labrise Facebooki leht meeldivaks märkida, et ka meie järgmised podcastid ja muu põnev info sinuni jõuaks. Kuulmiseni!